Tere õhtust ja tere tulemast Vestlused Ingvariga loengusse. Tervist! Ingvar Villida on teadliku muutuse kunsti enesearengu meetodi looja. Lisaks on ta kirjutanud raamatu Emotsioonid, inimkonna suurim sõltuvus, millele lugejad andsid ilmumisaastal parima käsiraamatu preemia ja lisaks on Ingvar ka Kriia jooga meisterõpetaja. Ja see on see põhjus, miks me uurime täna sinult hetkel maailmas valitseva olukorra kohta, et saada võib-olla natuke sügavam pilt toimuvast kui see, et kes on parem või kes on õigem või jah, et kellel on õigus. Ja lihtsalt informatsiooniks, et kui loengu ajal tekib soov küsida kas loengu teemal või ükskõik millisel muul põletaval teemal Ingvari käest küsimusi, siis saate kirjutada need küsimused vestlusaknasse ja kui te suunate need panelistidele või hostidele, siis ei jää ka näha, kes küsib, et kui mõnel on selline küsimus, mille puhul ei taha, et teised näeksid, et sa oled selle küsimuse küsinud, siis saatke julgelt küsimusi ka ja püüame need siia vahele võtta. Aga ja veel selline märge ka, et see on praktiline loeng, mis tähendab seda, et lisaks siis teadmistele, teooriale tulevad ka harjutused või tehnikad, mida soovitan kindlasti kaasa teha, sest see on üks põhjusi, miks te olete sellesse loengusse tulnud. Tead, ma ütleksin ühe asja veel võib-olla, et kui ma kuulasin siis juhatust, et raamatu autor ja Kriia jooga ka tegele ja nii edasi, ja siis küsimus minu käest, et jooga võib inimese probleemidest täiesti eemale, täiesti välja ja oma meetodeid kasutades ja sellega jõutakse siis kas puhta meele juurde, nagu seda nimetatakse, või siis tegeliku mina juurde. Ja see tähendab siis seda, et kui sinna kinnistutakse, siis inimene on probleemidest vaba. Ja selleks, et sinna jõuda, peab inimene kõikidest probleemidest läbi minema. Ja selles mõttes võiks öelda, et ma olen kaunisti kogenud, sest ma olen nad läbinud. Seda on hea kuulda, seepärast, et praegune olukord ükskõik kui vapralt või stoiliselt sa seda ei vaata või selles ei viibi, siis ikkagi ühed või teised elemendid sellest kas käivad närvidele, ajavad raevu, tekitavad masendust või mingeid muid nähtusi ja kokkuvõtvalt võib selle kõige kohta öelda probleemid. Ja pealt näha tundub, et probleemid on meie ümber, mistõttu me tunneme ennast kehvasti, aga kui natuke sügavamalt vaadata, siis avaneb teine vaade. Ja siis avaneb vaade, mille puhul inimene on problemaatiline ilma lahendusteta. Ja loengu pealkiri, et kuidas oma elu kriisis targalt juhtida, mis see kriis siis praegusel hetkel tähendab. Lihtsalt seda, et kui COVID tuli, siis oli COVIDi tulek kriis ja need piirangud, mis tekkisid ja psühholoogiliselt ei meeldinud inimestele. Praeguseks on asi natuke edasi arenenud, inimestele ei meeldi vabaduse piiramine, kohustused, et neid asju peab tegema ja kui neid asju ei tee, siis järgnevad sanktsioonid. Teistele jälle ei meeldi need, kes vabadust nõuavad. Ühesõnaga sellised vastuolud ja mitte siis ainult ühiskonnas, vaid ka pere sees. Näiteks pereliikmed, üks arvab ühte, teine teist, käituvad erinevalt ja ongi probleem kohal. Et loomulikult siis mõlemad leerid peavad üksteist rumalateks, et ainult mina tean, kuidas on õige teha, aga uurimegi siis nüüd, et mis tegelikult toimub ja miks kriis toob sellise lõhestumise. Kui ma vastan sulle hästi lühidalt, ütleme siis lähtuvalt enda professionaalsusest siis Kriia jooga vallas, kõik probleemid on tingitud ainult sellest, et inimesed ei tea, kes nad on. Kes nad tegelikult on. Mida see tähendab? See tähendab seda, et lisaks sellele, millaks me ennast peame, on olemas igal inimesel veel see tegelik mina, mida nad iga päev kasutavad ja on, aga ei tea, mis see on. Kelleks me ennast tavaliselt peame? Kui kasutada jälle Kriia jooga teadmisi, siis me peame ennast läbi elamisteks. Ehk me elame läbi emotsionaalselt, emotsioone, mõtteid ja see väga palju rohkem polegi. Ehk tegeliku mina, ehk selle tegeliku identiteedi
juurde kuulub tohutult võimas tundlikkus ehk kogemustundlikkus. Ja meid on õpetatud kogema kõike, millega me kokku puutume, elama seda seespool läbi, mille tulemusel me kaotame oma tegeliku identiteedi. Samastudes siis erinevate läbielatavate protsessidega, mida nimetatakse psühholoogiaks või siis psühholoogilisteks protsessideks, milleks on siis kõik tavaliselt mõtlemine, emotsioonid, meenutamine, kujutamine, muretsemine, rõõmud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk jooga vaatest on need kõik kogemused, millega ajab inimene ennast segi. Ja selle tõttu tunnebki, et tal ei ole kindlalt pinnast all, et ta kõik on kogu aeg muutuv ja siis ta püüab selles muutuvas leida midagi kindlat, teadmata, et ta ise kogejana juba on kindlal pinnal. Kas see tähendab seda, et kui inimene tunneb ennast ärevalt, pettunult, vihaselt, kurvalt, siis need on mitte see inimene ise, vaid tema juurde kuuluvad miskid siis protsessid. Need on protsessid, emotsionaalsed ja mõttelised protsessid, mida ta kogeb iseendana. Ehk ligipääs sellele teadmisele võib tunduda väga teoreetiline, aga praktiliselt avaldub see nagu ülilihtsalt. Ehk kui inimene on ükskõik missuguses kogemuses, kui tema käest küsida, kas sa oled selles kogemuses, on vastus alati jah. Ja on tekib küsimus, milline osa on nüüd siis see, kes teeb selle kindlaks. Ja see, kes kindlaks teeb, on see kogemuseta osa. Seda osa ei ole keegi tavaliselt harjunud uurima või vaatluse alla võtma. Küll aga seda, et tekib see kõrvaltvaade, aeg-ajalt ikka tekib kõrvaltvaade, vaatad, issand, kui kurb ma olen. Aga sellele ei pööra tähelepanu, kes seda märkab. Ja just nimelt see kõrvaltvaata või pealtvaataja, see ongi tegelikult see osa igast inimesest, millena ta ennast tegelikult identifitseerib. Mitte kunstlikult identifitseerides, vaid ta ongi see. Ja selliste puhkudel tuleb see esile, tuleb välja, aga keegi pole näpuga osutanud ja öelnud, et vot see ongi see kõige olulisem asi, millest kinni hoida. Kuidas selleni jõuda või kuidas see esile tuleks rohkem ja mis on selle eelised? Selleks on oma tehnoloogia ja kõige esimene, kõige lihtsam ongi avastada, et sa oled olemas. See on kõige primitiivsem. Lihtsalt esitan teile küsimus, kas mul on olemas ja siis koge, jah, et olen ja koge ennast sellena, kes sa oled. Ja nii edasi, eks ole. Mis selle eelis on? Selle eelis on see, et täpselt nii kaua, kuni sa oled iseendana, ei ole sul ühtegi probleemi. Mis viitab sinu enda probleemitule olemisele või olekule. Et kõik probleemid on tegelikult kogemused. Ehk see osa inimesest või tema siis tegelik olemus puhtal kujul on sinna nagu ei hakka probleemid külge. Igasugune probleem on kogemus. No me teame näiteks, kui me läheme kuhugi sööma, eks ole, läheme gourmet restorani ja me tahame seal mitukümmend asja proovida, eks ole, siis me saame maitse kogemuse. Aga seni, kuni meil neid maitseid ei ole meil ka maitse kogemust. Ehk siis me ei ole selle kogemuse sees. Aga inimese puhul on see maitse kogemine igapäevane asi, kus ta siis piltlikult maitseb kogu aeg enda emotsionaalsust ja enda mõtlemist. Ja ta ei saagi sellest nagu välja, ta nagu pidevalt selles maitsmise sees ja see on peamine põhjus, miks ta ei tee enam vahet sellele, kes ta on. Ta on nagu uppunud või eksinud nendesse. Ja see on õpetatuse probleem, sest inimesi õpetatakse identifitseeruma ehk pidama ennast läbi elamiseks ehk kogemuseks. Ja see on muutunud niivõrd automaatseks, niivõrd tavaliseks, et see on mõeldamatu, et kuidas niimoodi, et see ei olegi ainult mina. Aga see on niimoodi. Ja tegeliku mina avastamine või leidmine annab kohe inimesele stabiilsuse. Kui tänu harjumusele kogeda, ei ole see tavaliselt püsiv. Nii et selles mõttes on vaja harjutada vastupidine harjumus olla rohkem iseendana või iseendaga, sest iseendana olles on kõik tegelikult korras. Selliseid hetki, kus tundub, et kõik on korras, hoolimata, et võib-olla
väliselt vaatad, et ei ole. Iga inimene tõenäoliselt on oma elus vähem või rohkem selliseid hetki kogenud. Milliste sõnadega sa iseloomustaksid, et inimesed ära tunneksid, et need olidki nüüd need hetked, kus nad olid nagu iseendana võib-olla? See on selline seisund, mis on heaolu ja stabiilsuse ja rahulikkuse seisund, kus sa oled nagu häirimatu ja arvukas, kui on hästi lühidalt võtta. Kõlab loomulikult ahvatlevalt selline seisund püsivalt saavutada, aga kas esimene samm selles suunas olekski siis avastada see olemasolu? Tead, see kõlab imelikult, et ahvatlev avastada iseennast. Imelikult on ju, eks ole. Sest see on nagu mingi tehnika, nagu mingi joogavärk ja see on nagu midagi sellist, oota, mis asja sa räägid, eks ole. Aga tegelikult on see normaalne. Ehk me oleme ära unustanud normaalsuse, mis on normaalsena olemine. Ja siis me pakume välja erinevad tehnoloogiad, praktikad, meditatsioonid, ma ei tea, mis 100 kremplit veel, eks ole, et siis avastada iseennast või leida siis sisemine rahu, eks ole. Tegelikult see ei ole midagi, mida me peame otsima. See on midagi, mis meil juba on, mis on vaja lihtsalt avastada, teadvustada. Teadvustada enda puhul? No jah, teadvustada, kes ma tegelikult olen. Sest tüüpiliselt inimesed mõtlevad selle üle, kes ma olen ja mis ma tegin. Aga see, kes mõtleb, ei ole ju see, kes on mõte. See on see, kes teab, et tal on mõte. Ja see, kes tunneb emotsiooni, jällegi ei ole ju emotsioon, mida sa koged. Nii et siin on tegemist sellise suure segadusega, millest ei ole nagu väljapääsu, kui sa ei võta seda spetsiaalselt niimoodi vaatluse alla. Kui sa ei hakka nagu selgust looma, on kõik endiselt segane. Ja kui võtta kas või erinevad hinnangud enda kohta või teiste kohta, siis nad on kõik jällegi kogemused. Sest inimene kogedes, ehk iga inimene kogeb ja ta mängib oma kogemust maha, ehk mängib seda läbi nagu näitleja lavale, teeb seda justkui loomulikult. Etendabki erinevusi, ehk just need on justkui nagu erinevad rollid. Ja kui vaadata seda, mis praegu maailmas toimub, siis see on järjekordne selline tõe truuna paistev rollimäng. Aga see läheb nii kaugele, et täna maailmas ja inimeste vahel probleemid läinud tohutult teravaks. Ja nad ei oska seda ümberkehastumist, ehk veel kord siis ma ütlen, et see ei ole loomulik, vaid see on sisse õpetatud võime. Nad ei oska seda pidurdada, nad ei oska selle midagi teha. Ehk see osa on jäänud õpetamata. Ja siit tulevadki kõik probleemid. Kui kaua see on olnud õpetamata, sest mina terve oma elu ea jooksul ei mäleta, et sellest oleks kunagi räägitud, et 1000 aastad on õpetamata jäänud. Ja selle tulemuseks on see inimkond, mis seal täna on. Kõikide nende asjadega, mida selle aja jooksul on inimkond teinud. Kas see on ainus põhjus, sest vahel paneb kukalt kratsima küll, et kui inimesed on nii haritud, kuidas siis ei ole suudetud lahendada ära suured probleemid maailmas? Hariduse mängisin absoluutselt mitte mingisugust rolli. Ehk iseenda avastamine, iseenda olemine ei ole üldse hariduse küsimus. Haridus on see osa, mida me õpime juurde, soovides teada saada. Aga see ei täienda sugugi inimeste ennast selles võtmes, mida mina siin praegu kasutan. See täiendab küll inimese mälu, aga mälu on midagi, mida me kasutame. See tähendab, et me ei ole ka mitte mälu. Ehk meenutamine, ette kujutlemine ei ole sina, vaid see on mingi vahend, ütleme niimoodi, mida kasutad sina. Ja see on ju nii ilmselge, aga ka seda panda tähele, et kui sa meenutad või kujutad ette, siis meenutus või ettekujutus on sinu ees ja sina vaatad pealt. Kes on see sina, kes vaatab pealt? Nii et meil on sisemised tööriistad välimistega, me oleme harjunud, aga see on ka sees. Samamoodi on nagu harjumatu, sest meil on õpetatud, et me oleme bioloogiline olend, kõike toodab aju ja nii edasi. Aga kui sa hakkad nagu ise nagu ratsionaalselt nagu vaatama, siis sa tavastad, et pagan asi on teistmoodi. Et ei olegi nii, nagu on räägitud.
sinu eluga on nüüd läinud niimoodi, et sul on saanud osaks õpetada seda sisemist haridust inimestele, mida me kodust ja koolist kaasa ei saa. Ja no ma olen ise käinud läbi veetule vasktorude, et leida ennast, jääda iseendaks ja käia kõik need kurvid ja kõik need komistused ja kõik need tulekahjud läbi, mis puudutavad kogemust ja kogemist ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et kui ma täna neid asju õpetan, siis esiteks mitte sellepärast, et mul on õudne mure inimeste pärast, vaid sellepärast, et neil puudub teadmine. Ja nad on selles valguses täiesti eksinud lambad. Ja selle tõttu võib öelda, et ka probleemid ei lahene. Ja kui ma vaatan nüüd seda, mida me õpetuseks nimetame, siis see on nagu valmis tehtud ja inimestel ei ole vaja enam käia läbi sama tee, nagu mina olen käinud, eks ole, neid asju avastades, vaid see on palju-palju lihtsam. Vahest ma vaatan isegi liiga lihtne, et inimesed ei usu, et need asjad on võimalikud, aga siin ei ole üldse tegemist usuga, vaid see on praktiline teekond. Ma mäletan kunagi, kui ma ei olnud veel, ei olnud süvenenud sellesse, mida sa õpetad ja teadmistesse ega oskustesse, siis oli üks intervjuu ühe inimesega, kes ma teadsin, et kasutab sinu teadmisi ja oskusi ja tema kohta ajakirjanik ütles, et hämmastavalt meelekindel inimene ja see tegi nii kadedaks mind, sest ma ise olin sel hetkel nagu võbelev küünlaleek ja siis mõtlesin, et tahaks ka nagu sellist meelekindlust või stoilisust saada. Et sellise nagu saavutusena või kuidas sa seda kirjeldaksid, mis on näiteks, milline on meelekindel inimene? Et ma ütleks, et on, no ma võtan nüüd hästi lihtsalt, eks ole, meelekindlus on jagatav kahte ossa. Üks nendest on fake ja teine on siis õige, eks ole. See fake on siis see, kus sul mingi idee, mingi mõte, millest sa pead nagu kinni, kasutad vastavat emotsioone, et oleks tugev ja kõigutamatu. See on konstruktsioon. See fake mul oli, just, aga seda teist. Jaa, see on konstruktsioon ja see ei pea ajale vastu lihtsalt. Ta lihtsalt laguneb, ta muutub ära, sest ükski inimene ei suuda sellist konstruktsiooni nagu hoida nagu alal, eks ole. Aga see õige on loomulik. Seda pole vaja säilitada, teda ei ole vaja hoida, pole vaja konstrueerida, sest ta juba on kõigil inimestel olemas, aga nad ei avasta, mis asi see on. Ja see on teadvel olek. Teadvel olek on loomulik iga inimese omadus, mis on absoluutselt püsiv. Nagu põhimõtteliselt. Isegi kui inimene ei tea, et see on olemas, on see ikkagi olemas. Kui ta elab läbi mingisuguseid kannatusi näiteks või rõõmu, on ikkagi teadvel olek olemas, aga ta jällegi ei tea seda. Nii et point on selles, kas ta teab või ta ei tea. Ehk mitte teoreetiliselt, vaid kogemuslikult. Ehk küsimus on selles, et kas ma tean, et mul on käed olemas või ma ei tea, et mul on käed olemas. Ma kasutan kogu aeg, aga ma nagu ei tea, et ta on mul olemas. Ja kui ma hakkan avastan, oi, mul on käed. See on teine lugu, eks ole, piltlikult, see on võib-olla liiga robustne näide, aga siiski. Kas teadvel olek on selle inimese tõelise olemuse osa või ta on veel mingi? Ja see on tõelise olemuse osa, see on esimene tööriist, sest inimese olemus on on täiesti iseseisev. See tähendab, et tal ei ole mingisugust asja, kui niimoodi võiks öelda. Aga selleks, et nüüd asjatada ehk hakata siis toimetama ja muutma midagi ja tegema, siis esimene tööriist on teadvus koos teadvusomadustega ja üks olulisemaid on seal siis teadvustamine ehk tavamõttes ehk tähelepanu või siis märkamine ja sealt tuleb juba järgmised mõtlemine ehk tegelikult mälukasutus. Järgmisel on siis emotsioonid ehk jõukasutus ja siis on füüsiline keha, mida me kasutame selleks, et siis füüsiliselt ellu viia seda, mida me oleme mõelnud ja koos selle jõuga siis, mis meil on. Aga see juht on siin mina, see päris mina, et tüüpiliselt on see osa igal inimesel puudu sellest valemist,
on küll mõte, emotsioon ja mingi tegevus, aga kes juhib, kes on siin selle mängu juht, see on nagu puudu, olemata sellest, et ta eksisteerib. Aga ta on jäänud teadustamata. Ja see ongi probleem. Ja see on üks suuremaid probleeme, kuigi tundub, et see pole üldse mingi probleem. Tegelikult on see fundamentaalne ja fundamentaalsete tagajärgedega probleem. Kui seda juhti ei teadvustata, siis ju juhivadki erinevad mõtted, erinevad emotsioonid, tuleb see tuju, teen seda, tuli see mõte, seda enam ei tee, nüüd teen seda ja ongi siuke heitlik. Ja just nimelt, vaata, kui juht on puudu, siis tüüpiliselt juhib kes või mis? Mõte või emotsioon? Aga kes neid juhib? Juhus. Juhus jaa, aga mina räägin sellest inimesest, kes neid juhib. Et see osa peaks olema nagu esimesel plaanil, see peaks olema nagu esindatud, sest see on ka õiglane, sest sa ju oled, sa ju eksisteerid. Aga kui sa isegi ei tea seda, siis sa vegeteerid. No enda mõttes, kuigi sul pole väga aktiivne elu ja kõik on tipp-topp, aga sa iseendana ei ole ju olemas. Siin saad nagu puudu. Ma võtan korraks sellest kinni, et sa ütlesid, et kõik on tipp-topp. Kui tuua nüüd teisalt sisse see, et tõesti on inimesi, kellel ongi elu tipp-topp, ja neil ei ole seda mingit suurt kurvastust ja süütunnet või mida iganes. Kas siis selle olemuse mitte avastamine tingib nende elus ka ikkagi sellise, et tundub, et midagi on nagu puudu? See on krooniline puudus. Ükskõik on sul elu tipp-topp, on sul piisavalt raha ja kõik on olemas, alati midagi puudu. Aga mis see on? See ongi. See üks mõõde. Sa ise oled puudu. Sest kui sa ei tea, kes sa oled, siis sa otsid asjade seast, igasuguste sündmuste protsesside seast, kas või shoppates seda puudu olevat osa. Aga sealt ei saa seda. Ma toon sulle näite siin nende inimeste kohta, kes tunnevad ennast siis turvaliselt, kõik on nagu hästi, eks ole. Mõned aastad tagasi Saksamaal TMK kursusel rääkisin inimestele, mis oli sissejuhatav loeng või midagi tuli kuulama ja ütlesin, vaadake, et te olete heaolu riigis, et kõik on väga hästi kontrolli all, sotsiaalselt on kõik reguleeritud, kõik garantiid on olemas, eks ole. Ja te vaatate, et teil pole vaja teadmisi. Aga kui juhtub midagi, kus see süsteem laguneb ja tänaseks on see juhtunud. Kui sa vaatad, mis toimub arenenud riikides, ma usun, et enamus inimesi vaatab uudiseid, et inimesed on täitsa pööraseks läinud ja mõne päevaga peale piiranguid näiteks, eks ole, see juhtub väga kiiresti. Nii et inimese turvalisus ei seisne sotsiaalses reguleerituses või selles, kui palju nad ise suudavad ennast reguleerida. Regulatsioon on väga lühiajaline, aga need teemonid, kõik need purustavad asjad, ehk inimese kogemused, nagu see kurjus ja kõik need muud asjad, mis seal on, eks ole, nagu tüüpiliselt on, need ärkavad kohe ellu, kui on olukord vastav. Ja siis on kaos. Ja siis ei jää heaolu ühiskonnast mitte midagi järgi. Nii et see on, ma ütleks niimoodi, see on valedele alustele üles ehitatud sootsium. Ja kui ma mõtlen, kui palju sinna raha kulutatakse, et seda kõike alal hoida, see on raiskamine, see on palju odavamalt. 1000 korda odavamalt. Sest kui inimese puhul juhtivaks on näiteks, osadel on sellised juhtmõtted, et ma olen tubli, ma teen kõik ära, ma olen korralik, mul on kõik kontrolli all. Teistel on ja mul on suva, läheb nagu läheb ja sealt tulevadki siis need erinevused inimeste vahel. Kõik on kogemus. Aga kui sa ei saa aru, kes on kogeja ja mis on kogemus, kus ei erista neid teine teisest, siis sulle tundub, et sa oled kogemus. Kui sulle tundub, et sul on suva ja sa ei saa aru, et see on kogemus, siis sulle tundubki, et sa oledki suva. Kui on sul kõik hästi ja see on ka kogemus, siis sa tunned, et kõik on hästi. Aga kogemused ju muutuvad. Ja seetõttu ka muutuvad meie elu teatud osad. Vahest kiiremini, vahest aeglasemalt. Nii et kogemus muutub ja peabki muutuma ja see on ühelt poolt normaalne.
aga kui sa identifitseerid ennast kogemusega, siis sa kannatad ja rõõmustad ja sul ei ole mitte mingit stabiilsust tegelikult. Nii et see stabiilsus, mida inimesed ikkagi ihkavad oma ellu, ei ole mitte nendes, et sa suudad ära sättida need elemendid siin maailmas, et kõik on stabiilne, vaid see on sisemine. See on absoluutselt sisemine ja põhineb niisiis oma identiteedil, sest identiteet ei vaja sättimist. Ja identiteedil, tõelisel identiteedil, ma ei räägi mingist kunstlikust asjast praegu, eks ole, et kes ma pean olema, milliseks ma pean saama, see on täiesti väljas, eks ole, see on naut. Ehk sellel on juba kõik korras. Ehk tõeline identiteet on okei. See oleks nii lihtne lahendus paljudele probleemidele, et see on vist nii lihtne ja nii sama uskumatu, eks ole. Võtamegi kohe ühe küsimuse, mis on tulnud siia chatti, et kuidas siis hoida seda iseendana seisundit, et kui sa oled selle avastanud, siis sama kiirelt on jälle läinud. Ja olen nõus, et see niimoodi juhtub. Küsimus on selleks, või selle, mõtleks niimoodi, et õige küsimus siin peaks olema esitatud sellisel viisil. Miks ma kaotan enda kogemuse? Iseendana olemise. Vastus on hästi lihtne. Harjumus samastuda millegi muuga. Ehk harjumus laskuda kohe mingi protsessi kogemusse või kogemisse. Ja selleks, et ennast hoida iseendana, tuleb ümber harjutada. Ehk tuleb ümber harjutada harjumust kogeda, harjumuse vastu mitte kogeda. Aga kas kogeda siis ennast või... No ikka ennast. Mitte neid miljoneid nähtusi meie ümber sees ja väljas, vaid seda ennast, oma olemasolu. Niimoodi ei saa näidata seda ennast, eks. See ei ole see, eks. Ehk see on see, kes sa oled, kellena sa ennast, kust saab alguse sinu tähelepanu, kust, sa oled sina. Kes näeb neid asju kõiki? No ütleme niimoodi, jah. Nii et endana olemist tuleb harjutada, nagu taas harjutada, sest kummaline on see, et lapsepõlves on kõik iseendana tegelikult mina, aga siis lapsed õpetatakse ümber kogema ja kaotama oma identiteeti. See on kõigega juhtunud. Sest tähelepanu juhitakse asjadele, et vaata seda siin ja... Vaatamine ei ole veel probleem. Aha, okay. Probleem on sul see, kui sulle öeldakse, et sa oled see. Näiteks paha tüdruk, hea tüdruk. Ja piripill ja räpakas ja jube tubli ja nii edasi. Siis jah, ma näen, kuidas see juhtub. Me õpime ümber. Me õpime ennast täiesti valeks. Ja nüüd on vaja tagasi õppida selleks, kes me oleme. Ja, just nimelt. Üks küsimus veel chatist, et kui sa ühel hetkel vaatad ennast kõrvalt ja küsid, et appi, mida ma küll olen teinud, et kas see pole siis ka lihtsalt uus mõte ja uus emotsioon? Vaat, siin on üks oluline nüanss. Ja see nüanss seisneb selles momendis toimuvate protsesside teadvustamisega. Ehk meie isiklik eksistents on stabiilne, katkematu. No meil ei ole sellist olukorda, et ma olen ja järsku ma ei ole ja kui ma ei ole, siis tähendab, kõik kaob ära, eks ole. Lihtsalt lakkab olemast, on ju. Nii et ma olen kogu aeg olemas. See on alati olemas. See on alati olemas. Ja nüüd tegib siis kõrvale mõte. Ehk see, kes alati märkab, on tegelik mina. Aga mõte töötab või eksisteerib samal ajal. Ehk need protsessid on paralleelselt, ka emotsioonid on samal ajal. Nii et meil on see mitu paralleelset protsessi ja kui me sellest paralleelsusest ei avasta erinevust enda ja näiteks mõtte vahel, siis jääbki mulje, et ma olen mõte. Aga on olemas üks looduslik selline, kuidas ma ütlen, protsessi osa, mis paljastab selle, et sa ei ole mõte. Ja see tuleb välja eriti hästi märkamise ajal. Kui sa midagi märkad, siis märkamisele järgneb mõte. Et siin on väikene viivis, mingi pool sekundit kuni 3 sekundit nagu
tavaliselt juhtub, eks ole. Ja vot selle viivise kaudu on võimalik aru saada, et mina märkan ja mõte kommenteerib. Ja seda on võimalik tähele panna. Ja kui sa oled hakanud seda tähele panema, siis siit võib alata juba see enda mitte identifitseerimine mõttega, eks sa hakkad aru saama, et sa ei ole mõte. Ja teine oluline tunnus on siin see, et kui meil on mõtted, siis keegi ju loeb mõtteid. See tähendab, keegi peab olema mõttega kursis, sest mõtte endaga ju kursis olla ei saa. Ja füüsiliselt on see niimoodi iga inimesega, et mõte on tavaliselt tema ees ja siis inimene ise, see päris inimene loeb seda mõtet. Seda on võimalik igal ühel avastada. Ja siit selgub see tõde, et sa pole kunagi mõtte olnud, sa oled see mõtte lugeja ja samas ka mõtte usku ehk teadmata, kes sa oled, usud sa mõtet ja ainult sellepärast, et mõttes kostab see mina, mis tundub olevat just kui tegelik mina ehk sinu identiteet. Aga juba selle distantsi tõttu saab öelda, et kuule, kes see mina selle räägib, kui see tegelik mina kuulab seda pealt. Ja nende mina mõtete tõttu on ju väga paljud isiklikud hädad alguse saanud ja süvenenud, sest kui mõttes on mõtted, et ma olen kehva, ma ei saa hakkama, ma olen see ja teine, siis tekibki siuke meeleolu, juba vajutki auku. See on usk. Ma nimetan seda usuks. Ehk iga inimene usub enda mõtet. Et mõte on muutunud tõesti inimeste jumalaks. Ja kui sa ei erista ennast sellest, et sina oled mõtte lugeja, siis sul tundubki, et sa oledki mõte. Ja siis kuule, mõtetest saavad alguse kõik meenutused, ettekujutlused, kõik kommentaarid, kõik need vanad asjad, mis sind häirivad, tulevad ainult läbi mõtete meelde. No ja kui sa vaatad, kas see siis nagu teenib sind või on sinu vastu? No sinu elu vastu. Siis võid avastada, et palju asju ongi täiesti sinu elu vastu. Väga sageli on vastu. Ja kui sa võtad kas ka teiste vastu. Ja kogu maailma vastu. No kogu see COVID-i jama, eks ole, vakserid, antivakserid ja protestid, see on kõik ju sealt pärit. See on kõik sinu mentaalsus, sinu enda mõte, eks ole, mida siis toetavad emotsioonid ja sa usud, et see ongi tõde ja lähed sellega kaasa nagu vabandaga nagu pime kana, kes ei tea enam, kus on tõde, keda uskuda, keda mitte, millised teadlased räägivad õiget juttu, millised mitte, eks ole, kas need testid on ikkagi õiged ja kas süstid töötavad või on seal veel mingisugused 5G programmid sees või mis iganes asju võib tänapäeval leida, et see on nagu see looming, mis siin ümber käib, tegelikult on tohutu, see on meeletu. Ja siis see sama mõistus, eks ole, see sinu mõtlemine, ju võib praegu mulle vastu argumenteerida, aga kus sa ise oled siis, kasuta oma argumente, mitte neid argumente, mida on täna internet täis, eks ole, sest internet on täna nagu, ma tea, kollektiivne mõistus või nagu informatsiooni varamu, eks ole, et sa võid sealt leida ükskõik mida, aga kui sa nagu kaotad oma ratsionaalsuse, ehk ratsionaalsus on kaine mõistus, aga siin peab nagu aru saama, et see kaine mõistus ei ole kaine mõtlemine, sest sellist asja pole üldse olemas. Vaid see kainus tuleneb inimesest, kes teadvustab informatsiooni ja püüab aru saada, kas see on nüüd faktiline või mitte. Kas ta saab sellest aru või ta saa sellest aru. Kui ta tahab süveneda infosse ja leida fakte, siis ta peab kaevama. Aga kui ta leia sealt vettpidevaid fakte, milleks seda teemaga üldse tegeleda? Mille jaoks lihtsalt uskuda, et keegi ütles nii, keegi ütles naa. See nagu kuskil oli mingi film, see oli vist Eesti film, mis ilmselt püüdis siis nagu vaktsineerimist toetada, eks ole. Keegi seal demonstrantidest ütles, et ja siis sealt poolikust COVID-i pudelist leiti mingi amööb. No come on, kuule, terve mõistus niimoodi ei mõtle, eks ole. Ja tundub, et see on niimoodi üles puhutud, et inimestel puudub nagu selline arusaamine, mõistmine,
mitte ainult vaktsiini ja anti nii-öelda vaktsineerimise vastaste seas, vaid üldse, mis nagu toimub. Et ma ütleks niimoodi, et no, kui sa nagu teemast aru ei saa selle spetsialist, no jätta ta rahule siis. Muidugi siin tuleb jälle inimõigused ja kõik minu õigus enda keha kasutada, nagu ma pean seda vajalikuks ja nii edasi. Aga no see on jällegi kõik kogemus, see on jälle kõik informatsioon läbi elamine, millest inimene on puudulik ehk puuduses protsessist. Ja siit tulevadki siis kõik need lõputud probleemid ja protsessid, kõik need clashid, kõik maailma sõjad on alanud nendest, kodudraamad on saanud alguse sellest ja nii edasi. Kogu see suur segadus maailmas põhineb ainult selle, et inimesed ei tea, kes nad on. Uskumatu, aga kes on see jälle, kes ütleb, et ei usu? Kas inimene ise või jälle mõte? On traditsioone, mis on toonud välja selle, et oluline on see, kes seda on erinevat moodi nimetatud, et tõeline mina või inimese olemus või tegelik olemus. Aga jah, ega ma ei ole küll kohanud, et keegi seda oskaks õpetada. Pigem öeldakse, et rängad praktikad, siis võib-olla kunagi saavutad selle eneserealisatsiooni. Ja. Aga ma tean, et sina õpetad seda oma baaskursusel, kõige esimesel kursusel. Ja, tead, teelik mina on nii müstifitseeritud ja selle kättesaadus on tehtud niivõrd keeruliseks, et see on võimatu. See on võimatu, aga vaata osade inimestega on juhtunud niimoodi, et nad on kuidagi avastanud selle ja jäänud sellesse ja siis see maailm on kirjeldavad läbi selle on igatepidi ägedam ja lihtsam ja kergem ja jätab väga müstilise mulje, eks ole, iseenesest. Ja on siis väga nagu tahetud teiste poolt. Ja kättesaamatu. Ja kättesaamatu ka veel, sest kuidagi juhtus sellega, kes õpetab, eks ole. Aga minuga on see lugu juhtunud, et minuga ei ole juhtunud seda. Ma olen samm-sammult selleni ise jõudnud. Seetõttu kogu see teekond on mul praktiliselt teada. Ja see on see põhjus, miks ma saan seda õpetada. Mitte panna inimesi uskuma, et see on, vaid õpetada seda saavutama. Ja miks see on oluline näiteks esimesel kursusel, miks ma teen seda, see on selleks, et inimene saaks tõeliselt teada, kes ta on ja näeks kogu ülejäänud oma elu, mis on siis tema kogemus, sellest perspektiivist lähtuvalt. Ja saaks aru, kuivõrd erinevad need asjad on. Ja saaks aru, kuhu peaks tegelikult oma juured ajama ja kust välja tõmbama. Ma lihtsalt ükskord aastaid tagasi juhtusin nägema pealt, kuidas üks välismaalt külastanud joogi, kui ta kuulis, et sa õpetad seda enesena olemist juba esimesel kursusel ja kui lihtsa võtte läbi luges sulle sõnad peale, et sa pead tegema selle palju keerulisemaks, kättesaamatumaks, ja ehmatas ära, ütles, et ta 40 aastat praktiseerinud helijoogat, et sinna jõuda ja tema selles mõttes arusaamine sellest, kui keeruline sinna on jõuda, lagunes lihtsalt, ma lihtsalt nägin pealt seda, kuidas see hetkega lagunes. Et nüüd see meie tänane loeng hakkas hoopis teise nurga alt, kui ma olin mõelnud ja mul on selles mõttes hea meel, et me kohe jõudsime selle tegeliku mina või inimese olemuseni, sest kui nüüd sellest valgusest vaadata seda, mis maailmas toimub, siis ta annab täitsa teistsuguse vaate. Ja ma ütlen sulle ausalt, et ma ei positsioneeri ennast mitte ühelegi poolele, ei sinna vakserite ja antivakserite poole peale, sest ma peaks valimas mingi kogemuse. Olla üks või teine, eks ole, aga ma ei vali kumbagit. Seetõttu ma saan mõlemad võrdselt vaadata. Väga lihtne. Ma korra puudutan neid piiranguid, mis praegu on. Muidugi inimestele meeldib piirangud, kellel meeldinud on, eks ole. Kuid vaata, maailmas on aegade jooksul olnud palju epideemiaid tegelikult ja mis on laastanud väga korralikult. Ja juba tol ajal seati sisse piirangud, sest saadi aru, et kuidas haigused levivad. Ja tänu sellele on meil täna maa peal palju rohkem.
surid ju miljonid inimesed. Aga tänapäeval millegipärast inimesed ei taha nagu aru saada, et kõige lihtsam haiguse tõkestamise viis on mitte kokku puutuda haigetega, eks ole. Et see on nagu kõige loomulikum selline meetod. Vaktsineerimine on iseenesest, see on hoopis teine teema, aga sellest ma ei ole väga pädev rääkima. Kirjelda korraks, kuidas on sellest nagu neutraalsest vaatest või sellest, et ei ole siukseid mõtteid või emotsioone, mille küüsi langeda ja mingit poolt võtta selles lahingus, mis praegu toimub. Et kuidas see kogemus on? See on, kui ma toon sellise paralleelse näite, siis võiks öelda niimoodi, et see on midagi taolist, kui näiteks kellelgi on lapsed, eks ole, ja siis rahulikult vaatad pealt, mida lapsed teevad. Kaklevad ja tirivad ja siis jälle lepivad ja jälle mängivad ja siis jooksevad kööki, rabavad sealt midagi hammaste vahel süüa, söövad midagi. Lihtsalt nagu selline neutraalne pealt nägemine, mis toimub. Samas see ei ole selline nagu külm nägemine, selline, aga sa ei lasku nendes läbielamistesse, vaid sa oled väljas nendest. Mitte selleks, et see kuidagi eraldad, vaid sa oled iseendana ja sa satud välja nendest kogemustest. Ja siis sa saad vaadata, mõtlevad siin objektiivselt seda, mis toimub. Nii et see ei ole nagu mingi eriline selline nagu seisund või mingi asi, et sa lihtsalt muutud objektiivseks. Ehk iseendana olemise puhul objektiivsus annab ju realistlikud alused toimuvast aru saamiseks. Selles objektiivsuses, nagu naturaalses objektiivsuses, ometigi sa ju ka oled ikkagi siin füüsilises ruumis ja puutud kokku inimestega ja oled ka nende piirangute mõjuväljas, et kuidas sa seal ennast üleval pead? Kas sa võitled, et need on valed või andke mulle rohkem vabadust või? Ei, ma ei võitle üldse. Ma olen, kes ma olen. Ma saan väga hästi aru, mis toimub. Ma saan aru, mida inimesed läbi elavad. Ja mis on kõik need asjade läbi elavate asjade nagu tagajärjed ja sündmused ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja kui ma olen kaasatud nendesse sündmustesse, ma olen vabalt laskuda nendesse sündmustesse kaotamata iseennast. Nii et ma võin olla vabalt osa nende sündmustest, teha kõik need asju, mida nad teevad, kuid kaotamata ennast. Ehk olla iseendana nendes samades protsessides edasi. Veel mõned küsimused chatist, et on tulnud selline küsimus, et kas minu tegelik mina on sama, mis teise inimese tegelik mina ja kus maalt need kokku saavad? Võiks öelda, et jah, see on nii, aga samas on seda kõiki neid minasid nagu kogeda kaunis keeruline ühel samal ajal. Ehk algselt on see kogemus personaalne või isiklik, mille puhul teisi minasid ei kogeta, vaid kogetakse pigem teisi nagu protsesse. Kuid kui nende mina tuleb ka esile, siis see tekib tuttavlikkuse tunne. Ta on sama, ta on minuga sama. Kui selliseid inimesi oleks rohkem, kes on iseendana, kas neil oleks probleeme, konflikte, vastuolusid, lõhestumist? Nende enda vahel kindlasti ei ole. See on ideaalse inimkonna alus. Sest täna me tunneme inimest, nagu ma mainisin, läbi elamiste, kusjuures elatakse läbi nii häid kui ka halbu külgi, mis on siis teada elust, eks ole, on seal kurjad inimesed, halvad inimesed, head, uhked ja nii edasi, eks ole. Sellisel puhul jääks see kõik ära. Ja järgi jääks siis see tegelik inimene, kes on loomult hea. Ehk sa ei pea selleks midagi läbi elama, midagi tegema, et tunda ennast hästi, vaid sa tunnedki ennast hästi, sest sa oled juba okei. Sa pead midagi tegema, sa lihtsalt oled normaalne.
Mul on selles osas 2 küsimust. Üks on see, et no osad inimesed vähemalt on harjunud identifitseeruma selle järgi, et minu läbielamised annavad mulle selle erilisuse. Näiteks ma olen seda laadi inimene, kes on näiteks hingeline või ma olen seda laadi inimene, kes on hästi otsekohene või tegus, et kas siis ei teki mõnel hirm, et tal kaob nagu isikupära ära? Tead, see on huvitav, et sa sellest rääkisid, sest inimese isikupära ja mingi uus identiteet on midagi sellist, mis võetakse, et olla eriline. Samas olles iseendana ei ole mitte midagi erilist. Aga vaata, aga seesama mitte eriline, see on see kogemus, mis tuleb, kui sa oled iseendana, on absoluutselt täiuslik. Ehk igasugune erilisus, on ta siis negatiivne ja positiivne, on ebatäiuslikkuse tunnus. Ehk mina on olemise puudus. Ja kõik sellised ebatäiuslikkused, elades siis, antud näite puhul siis nagu inimsootsiumis, tekitavad clash'e, tekitavad gruppe, et kes kellega käib ja kes kelle vastu on. Ja see on kogemusmäng. Ja see mäng ei lõpe mitte kunagi ära. Aga see kogemusmäng on reaalne osa igapäevasest elust, millest ei saada enam mänguna aru. No kui ma ütlen, et kogemus on mäng, mis on ära unustatud, et see on mäng, eks seda peetakse nagu realistlikuks ja selle tulemuseks on kogu meie elu, kogu meie majandus, sootsium ja monetarism, haridus ja kõik on selle mängu sees. Ja kui sa vaatad selle mängu mõju, see on totaalne. Ja kogu mäng, kogu võimumäng ja käib ju selle sees. See on selle mängu osa. Ja selles suures mängus on kõik inimesed erilised, osad tahavad olla rohkem erilisemad kui teised. Ehk see on selle mängu jätkumise protsess. Ehk keegi ei taha olla normaalne, mis tähendaks, et kogu elu muutukski normaalseks lõppude lõpuks. Kõik tahavad olla vabandaga ebanormaalsed normaalsuse egiidi all, et jätkuks ebanormaalne elu. Sest see normaalsus, mida sa kirjeldad, ei ole niivõrd tuntud. See ei ole üldse tuntud, jah. Nüüd korraks siis sellest vaatest vaadates, et ilmselt paljud on kuulnud ja ka palju õpetatakse tõesti seda teadvustamist või märkamist, et erinevate asjade tähelepanemist. Aga ma lihtsalt, et seda osa rohkem välja tuua ja sageli jääb ka mulje, et teadvustamine, see ongi siis selle enesearengu teekonna lõpp, et sa nagu silmad lähevad lahti, plaks, ärkad üles, hakkad tähele panema asju. Aga sina õpetad veel astuma sammukese sinna tahapoole. Oda, teadvustamine on nagu vahtimine. Tähendab, vahi seda ja ainult vahi ja mida midagi tee, ainult vahi ringi. No mis lõppstaadium see saab olla, ma kujutan ette, et vahi ringi. Seal pole üldse mingit pointi. Loomulikult on see oluline selleks, et avastada enda teadvustamine, aga see ei ole kaugeltki kõik. See on alles algus, sest vahtimine, teadvustamine, eks ole, või märkamine, eks ole, või siis tähelepanemine või tunnistamine, need on kõik sünonüümid, eks ole, võimaldab sul vaadelda natuke nagu distantsi pealt neid samastumisi, millega sa kaasa läksid. See ei ole samastumiste vältimine, nagu tavamõttes, eks ole, nendega manipuleerimine, nende olematuks tegemine, ega ka mitte iseenda ära tundmine ehk enda kogemine, see on lihtsalt vaatamine, sa vaatad pealt nagu neutraalselt ja loomulikult on see rahu andev, sellepärast, et sa ei samastu ehk ei lähe kogemisse, aga samas on kaunis mõttetu. No mõttetu selles mõttes, et kui sa niimoodi vahid, aga millal sa siis nagu tegutsema hakkad? Elu on ju 24/7 tegutsemine. Muidugi sa võid tegutseda ja tuua selle vahtimisega ehk teadvustamise nagu igapäevasesse ellu,
aga siin on puudu alati üks nüanss, see tegelik mina on siit ikkagi puudu. Ehk see on juurde tulnud see, ma ütlen niimoodi, et jutumärkides, mina vaatan, aga mina pole ikka ära tuntud. Ja siis on see lüli on puudu, sest vaatamine iseenesest ehk teadvustamine on, ma ütleksin, selline külm, pragmaatiline, ilma ühegi soojuseta, ühegi sellise nagu positiivsuseta, ta on lihtsalt selline nagu, ma ütlen, võib-olla sama küll nagu tähed vaatavad taevast alla piltlikult ja mitte midagi. Aga avastades siis ennast tuleb juurde soojus, selle sinu tegeliku olemuse hea tahtlikkuse soojus. Ja samamoodi vaatad, aga sa vaatad maailma nagu teise pilguga, sa ei ole nagu selline külm ja läbilõikav, eks ole, nagu laserikiir, keda huvib üldse mitte midagi, vaid sa muutud, kuidas ma ütlen, sa saad aru, et maailm sinu ümber on elav, et sa oled osa sellest. Kui ma tuli praegu meelde, sulle hea küsimus, aga tead, ma spetsiaalselt printisin välja täna, et ette lugeda kuulajatele teatud juhised, mis on pärit Patanjali jooga suutratest. Ehk need on siis Kriya jooga suutrad, et ma olen Kriya joogaga tegelen, eks ole, siis nende suutrates on olulised juhised, eks ole. Ja see on siis 1.33 ehk esimese peatüki 33. salm, mis räägib sellest, et niimoodi, meele rahulikkus ilmneb sõbralikkuse, kaastunde, veetluse ja erapooletu kaastunde kasvatamise kaudu kõigi nende suhtes, kes kogevad õnne, kannatusi, kes on vooruslikud ja neile, kellel puudub vastav voorus. Ehk meele rahulikkus ilmneb. Ja siis on öeldud, kuidas seda teha. Ma võtan natuke punktideks lahti ja täpsemalt võiks aru saada. Et see on jooga tekst, eks ole, siis algab see niimoodi, joogi peaks harjutama sõbralikkust kõigi nende olendite suhtes, kes on õnneseisundis. Ehk kes on positiivne, ole nende vastu sõbralik. Väga lihtne juhis. Teine juhis ütleb seda, et kannatuses olevate inimeste suhteks peaks kasvatama kaastunnet. Et kes kannatab, ole kaastundlik. Kolmas ütleb niimoodi, et voorusliku loomuga inimeste suhtes peab viljelema head meelt. Ja nüüd nende suhtes, kellel puudub vooruslikkus, on viljeletav selle vastu mürk, erapooletus. Erapooletus tähendab jääda mitte kohtumõistjaks ja asuda äärmuste vahel keskpunktis ja mitte lubada end mõjutada vääritust olemusest või käitumisest. See tähendab, et sa ei võta tuld, sa ei lähe kaasa. Ja nüüd neile, kes neid hoiakuid viljeleb, tekib helge, selge ja kerge dharma ehk elutee ehk saatus. Mõistus muutub rahulikuks, saavutades ühesuunalise stabiilsuse. Siis räägitakse mõistusest, mis on, tihti tõlgitakse tegelikult teadvust näiteks mõistusesse, eks ole. Aga see muutub rahulikuks ja saavutab ühesuunalise stabiilsuse. Kui inimene vaatab enda mõistust, mis seal toimub, come on. Ja vaata edasi. Kui jooga praktik ei arenda neid 4 hoiakut, siis pole kõigist muudest nendes suutrates kirjeldatud vahenditest ja meetoditest mitte mingit kasu. Seetõttu on nende arendamine ülimalt oluline. Nii et siin on antud instruktsioon, kuidas inimene, kes oli iseendani veel jõudnud, peaks käituma erinevate inimestega, nende kogemustega, et säilitada enda meelekindlus. See on väga hea instruktsioon ja kui kuulata, siis kindlasti on see tulemuslik, kui seda järgida.
aga paraku inimestena me oleme sellised, et vahel satubki selline imeline instruktsioon sulle ette, näed, et kui sa teed seda, siis see kaasneb. Ja siis sa hakkad seda tegema ja sa lihtsalt ei suuda. Sa ei ole seal sõbralik, õnnelike inimeste vastu, sa ei jää meelekindlaks, kui seal on keegi ärritab, paugutad vastu. Ja ka püüde kinni pidada nendest instruktsioonidest on hästi oluline. See, et sa hoiad neid meeles ja sa vähemalt pingutad. Pingutamine tähendab seda, et kui sa näed, et kellelgi läheb hästi, et ta on õnnelik ja sa tahaks öelda talle midagi sellist nagu teravat, et sa siis jätad selle ütlemata. Või kui sa näed, et keegi kannatab, et sa mitte ei tunne mitte vastikust tema vastu, vaid hoopis kaastunnet. Või kui keegi on endast väljas, seal sõimab kedagi või on ülekohtune kellegi vastu, siis hoia nii-öelda pidur peal, ole neutraalne, ära vala õli tulla, et lase tal oma kogemust läbi elada. Need on, ma ütleks, et need on nagu enesekaitse instruktsioonid, et sellisel viisil nagu kaitstakse oma sisemaailma nagu, ja läbi selle ju oma elu tegelikult. Need on kõik algajatele väga head asjad. Kas see on nii, et kui inimene on saavutanud selle iseendana olemise seisundis, siis see kõik tuleb tal juba loomulikult? Ja siis seda kõik ei ole vaja enam, sest see on kõik läbitud. Mulle tundub, et me oleme vahel mitte algajad, vaid küsimusi on palju, jah. Et mitte algajaid, vaid algajad, sest et neid instruktsioone, et saada isegi püüda hoida kinni nendest instruktsioonidest, oleks justkui vaja veel täiendavat õpet. Ja ma mõtlen, meil on tegelikult täna saates külalised ja enne kui me nende poole pöördume, lihtsalt, et nad jagaksid oma kogemust, kuidas nemad on selle tee läbi teinud. Võtaks mõned küsimused, mis on chati tulnud. Seal oli üks huvitav küsimus sellise olukorra kohta, et küsitakse, et kui ma magan sügavas unes, et kas ma olen siis ikka olemas? Ja ikka loomulikult. Et see lakkamatus on absoluutne. Ja on jah. Ja joogas me teame, et see osa on ka suremata, et ta ei sure koos füüsilise kehaga. Mis võib olla hea uudis, eks ole? See kõlab juba täitsa eraldi loengu teemana. On jah, ja mõistus ei ole see mitte mingi kohtumõistja ega mitte mingisugune ütleja, sest tema ei tea sellest mitte midagi. Siis selline küsimus, et mida teha siis, kui asjad hakkavad käärima, ükskõik kuidas ma pereliikmetega räägin, kui mõistus saab nii-öelda otsa? Ma just lugesin ette instruktsiooni. Ja tõsi. Seda saab siis järgi vaadata ja saab ka endale üles kirjutada ja püüda seda järgida. Aga nüüd võtaks korraks eetrisse meie külalised. Ja nad on heaks näiteks. Nad on heaks näiteks, sest vahel lihtsalt sõnad pole piisavad, et edasi anda. Ja meil on täna külas siis Eesti kunstnike paar, on Kristiina Põllu ja Ivar Põllu. Kristiina on töötanud Endla teatris ja Vanemuise teatris peakunstnikuna ja loonud koos abikaasa Ivariga Tartu Uue teatri ning Ivar on lisaks ka dramaturg, lavastaja ning ma ei saa jätta ütlemata, et on olnud genialistide armastatud laulude solist ja laulu kirjutaja. Tere tulemast! Mina arvan seda, et ma ei tea, võib-olla see on neil arvamus, aga et kunstiinimeste seas koos elada võib-olla ka probleeme päris palju. No kohe kuuleme, sest Kristiina ja Ivar mitte ainult ei ela koos, vaid ka töötavad väga tihti koos ja ma tean, et teil on praegu ka väga intensiivne prooviperiood käsil, et seetõttu me oleme väga tänulikud, et te saite kiirel ajal võtta selle aja ja tulla oma kogemust jagama. Ja võib-olla kõigepealt lihtsalt küsikski, et mis teil praegu käsil on? Mis te teete? Ei kuule hästi. Me oleme tegelikult eetris, aga millegipärast oma videot käima meil on nagu siin vist peab keegi meid aitama. Sealtpoolt, jah, teie poolt. Ahah, okei. Aga kui vastata küsimusele, siis Tere ka kõigepealt. Jah. Tere. Me teeme praegu ühte lavastust Riias ja see on Andrus Kivirähi Mees, kes teadis ussisõnu ainetel lavastus.
küsin korraks, et Riias lavastust teha, kas on tulnud ka ette selliseid hetki, kus on stressi, ärevust, teadmatust, tundmatust? ja see põhimõtteliselt on see iga päev, kogu selle protsessi algusest saadik. Et kui me selle töö vastu võtsime, siis me ka ikkagi aastaid lootsime, et ehk see ikkagi jääb ära ja vahepeal ta tõesti lükkuski veel aasta ja siis veel pool aastat edasi tänu selle COVIDile. Aga nüüd see on tõesti käes ja iga päev on see tunne, et see on tõesti uskumatu, et me seda teeme, et seda tõesti peab tegema, sest see on hoopis teistsugune keskkond, hoopis teistsugune, kõik on hoopis teistmoodi ja palju lihtsam oleks ju seda üldse mitte kunagi teha. Aga nüüd ma pildi lahti. Väga tore. Tere uuesti. Äkki räägite oma luu ära või? Jaa, seepärast, et see põhjus, miks ma väga palusin, et te tuleksite, on see, et ma tean, et te olete olnud juba 20 aastat abielus, varsti on esikal, vist ongi teie aastapäev ja olles Kristiinaga rääkinud, tean, et ka teie abielus nagu COVIDi ajal, nüüd on see väga levinud, et on lähedussuhte raskusi, igasugused konfliktid, et ka teil ei ole see asi kõik nii roosiline alati olnud, et mis siis vahepeal oli, kuidas see olukord oli ja kuidas see olukord on nüüd, olles siis neid teadmisi ja tehnikaid praktiseerinud? Mina tean seda, et Ivar oli skeptik, kõva skeptik. Sellest tahaks ka kuulda. Ja, palun. No ja see ei teinud olukorda üldse lihtsamaks, sest mina jõudsin 2014 teadliku muutuse kunstikursusele, siis ma olin sellises seisus, et ma olin nagu täiesti rahulolematu kõigega ja nagu ei olnudki väljapääsu, sest see oli nii totaalne. See oli nagu, ja see oli kodus ja ma saan aru küll, et mul on tore mees, aga ma olin ikka rahulolematu. Ja lisaks oli mul selline tendents nutma puhkeda. Väga sageli, kõik võimalikes olukordades. Ja see kõik oli päris keeruline. Sinu skeptitsism, kiirus olukordades reageerimisel, kõik see oli nagu seal taustal, et mina olin siis see aeglane ja kurb ja õnnetu ja siis Ivar oli see kiire, tubli, osav. Ma suutsin väga kiiresti masendusse sattuda sellest. Selles on väga osav. Ja väga skeptiline igasuguste variantide osas, kuidas sellest vabaneda. Kui te teeksite väikese ekskursiooni sellesse minevikku, et kirjeldaksite kuulajatele, kuidas see välja võiks paista, võtke mingi lugu sealt. Lugu siis sellest, kuidas me üksteist üles kütsime ja sellega... No näiteks, jah. Nojah, ega me ju tegelikult pole ju kunagi tahtnud üksteisele liiga teha, pigem nagu proovin just, et teisel oleks võimalikult hea ja sattunud sellega näiteks sellisesse suurepärasesse tunnelisse või ahelasse, et proovinud teha niimoodi, et teisel oleks parem, nagu tihtipeale inimesed teevad ja siis sattunud hoopis sinna, et samastunud, nagu justkui samastunud teise inimese soovidega, samaaegselt see teine kohaneb vastupidi. Ja siis me kumbki vaatame, et kuidas ma teen küll täpselt niimoodi, nagu ma arvan, et tema arvates see võiks olla, aga ta ikkagi pole rahul ja millegipärast ta ei märka seda ja ei tunnusta seda ja siis tuleb jälle masendus peale. Ja siis ja ma näen, et Ivaril on masendus ja loomulikult see tegi mind kohutavalt kurvaks. Ja siis ma nutsin ja mida rohkem ma nutsin, seda suurem oli masendus sealpool ja selles mõttes see võis kesta ikka päris tükk aega. See oli ikka selline, tõesti tunnel. Põhimõtteliselt sa lähedki sellest tunneliseks ja see ongi nagu kogu maailm, midagi muud ei olegi. See on nagu selline, sa oledki nagu kogu maailma kurbuse kehastus sel hetkel. Ja kuigi ei saa ju öelda, et see kõik nagu läbinisti masendavad. Meil oli sellised hetki ka, kui me saame aru, et tegelikult on kõik väga hästi. Ja pealtneha ilmselt oligi tegelikult teiste inimeste jaoks. Ja elu on ka tegelikult väga tore, aga siis hakkavad jälle tunnelis uhisema. Et mis on nüüd muutunud, ongi see, et hoida sellest tundest kinni, et ma saan aru, et tegelikult ju see, mis on tähtis, et see ongi stabiilne. Aga see ei olegi nagu millestki, see ei olegi nagu mingi kunstlik kinnihoidmine, vaid see ongi ju loomulikult esile tulnud, minul küll vähemalt. Ja mis puudutab seda praegust tööd seal,
et jah, see näide sellest tööst seal Riias, võõras keskkonnas ja võõras keeleruumis ja kõik see oli tõesti väga hirmutav. Aga see kogemus on ka see, et tegelikult jooksvalt kõik see toimib ja toimib suurepäraselt ja see kõik. Eks see on nüüd siis peale seda mingit muutust, mis tegid, eks ole, jah? No see on see praegune päev, ma hüppasin algusesse tagasi, et see, mis meil pooleli on. Aga muidu on selline, ma ütleks üksmeel selle kohta, mis on loomulik, kuidagi selline naturaalne nagu mõistmine. Ja. Nii et see on võimalik. Jah, see on võimalik. Kuidas nüüd siis on? Kuidagi lihtne on. Vaiksem on, mõtteid on vähem, selliseid igasuguseid ärevaks tegevaid mõtteid ei ole ja kui ma mõtlen tagasi, et tõesti, mis kurbus see siis oli, siis see ma nagu ei mõista, et mis kurbus see siis oli või et miks see oli. See tundub nagu arusaamatu. No ikka tegutsete, ei ole kogu aeg, et mediteerite ja iga toimetate ringi ja koostöö. Tempo on läinud väga kiireks, ma ütleks selle kohta. Väga toimekas, väga aktiivne iga päev. Ja läbisaamine on teil Läbisaamine täna on milline? täitsa hea. Normaalne, ma ütleks selle kohta. Kirjeldage korraks, et kuidas teil, kui varem olid mingid arusaamatused või tülid, kui palju auru selle peale läks ja kuidas nüüd on nagu võrdlusmomendiks? Selles ongi võib-olla see vahe, jah. Et varem võis ju iga selle teemaga ja iga mõttega või selle teise inimese reaktsiooniga lõputult kaasa minna ja seda urgitseda ja selles me olime väga osavad, kuidas seda nagu detailidesse lahti võtta, sest sellega me tegeleme erialaselt ka. Et kui kellelgi on mingi tunne, et kuidas see võtta detailideks lahti ja siis, aga nagu ma saan aru, et sul on tegelikult ju see asi. Naaksuda niimoodi, jah. Aga sa ütlesid seda sellise tooniga, et ma saan aru küll, mida sa tegelikult mõtlesid. Et nüüd me saame aru, nagu seda, me võime seda kui naljaga pooleks teha, aga see, et me ei lähe sellega kaasa, et me ei samastu selle võimaluse. Nagu huumor, et me näeme, et nüüd on see koht ja siis tuleb huumor ja siis lõpeb ära, siis ongi kõik. Ja siis lähme edasi. Kristiina, sa õppisid ka ise teadliku muutuse kunstiõpetajaks ja räägi natuke, mis see ajend oli, et see on väga põnev. Minu peamine ajend oli soov vabaneda oma esinemise hirmust, sest ma olen terve kooli aja selline, kes käis mööda seina ääri ja klassi ette minek, tahvli ette minek oli ikkagi võrdne surmaga minu jaoks. Ja mul oli eesmärk panna ennast teadlikult sellisesse ebamugavasse olukorda, et vabastada neid emotsioone ja sellest hirmust jagu saada. Ja Ivar, sa ükskord kihvtilt ütlesid, et see esinemishirm on ka nagu suhtlemisprobleem. No eks ta ongi. Jah, et ei julge välja öelda, mis tegelikult mõtled või arvad. Pigem jätad ütlemata mingid asjad olukordades, sa oled vait, eks ju, ja siis arvad, ja see tegelikult puudutab ju kodust suhet ka samamoodi, sest et kust siis tema peaks teadma, mida ma nagu tegelikult arvan, kui ma ei ütle, eks ju. Või siis ja vastupidi ütlen siis, kui on juba täiesti üle võlli kõik ja kõik ongi juba on katastroof. Või siis, kui inimesed, kui võtame sellise, et ei taha nagu päris ütelda, mida ma tegelikult mõtlen, aga siis viskan mingit nalja, millest peaks keegi kindlasti aru saama, mida ma tegelikult mõtlen, või siis võtan siis mingi rolli, et siis justkui nagu varjata seda, mida ma tegelikult mõtlen, et teised ja siis imestan, kuidas teised iroonia on juba väga hästi saab olla kuul, aga samas teised võiks ikkagi aru saada, mida ma tegelikult sellega mõtlen. Alati. Olgu väga tore, aitäh! Ja paistab, et tal on väga hästi kõik.
On küll, jah. On jah? Ja edu proovidega ja edu pereelus. Aitäh! Aitäh teile, jah. Jätkake edasi samas vaimus. Aitäh! Sest ütleme siis see praegune olukord, nimetame seda COVID-i ajastuks või kuidas iganes, lisaks need konfliktid, mis ühiskonnas on loomulikult palju konflikte ka peresiseselt ja siin vahepeal oli üks küsimus. Kui ma neid vaatasin, eks ole, tundub, et neil pole üldse mingit probleeme. On siis COVID või mitte COVID või vahet pole, et neil on lihtsalt nagu normaalne olla. Ja, paistab see ongi see, millest ma nüüd räägin. Ja, et see ongi tegeliku mina elu. Jah, segas vahel. Ma korraks küsin nii, et lihtsalt mingi teise nurgalt, et tõesti see paistab hästi lihtne, helge, sõbralik, harmooniline ja kuidas nagu sinna juurde ütleme siis küünilised inimesed või sellised, et kui inimesel pole probleemi, siis tal polegi nagu midagi teha, et alati peab olema mingi probleem õhus, mingi konflikt kuskil, et see on nagu see elus edasi viiv jõud, et kui inimene on probleemi vaba, tal on hea olla, et tal justkui pole mingit pointi. Tead, siin ei tuleks seda kindlasti isegi ajada mingi, ma tea, lillekesena olemisega. No sa panid tähele, et Ivar ja Kristiina on täis toimetavad. Siin pole mitte mingisuguseid selliseid nagu motiive võib-olla nagu teha endale mingi challenge, eks ole, ja teha mingi probleem ja siis hakata seda lahkama. Et see on normaalne elu, mida nad elavad. Et see ongi normaalne. Et nad ei arene läbi elu, vaid nad teevad elu. See on hoopis midagi muud, eks ole. Ja kui sa, mina ei märganud näiteks nende puhul mitte midagi erilist, et nad oleksid kuidagi nagu erilised. Enne sa rääkisid erilisust, eks ole, et olla eriline, paista kuidagi teiste seast silma. Ma ei näinud, minu jaoks nad on normaalsed, mõistad? Ja nad on edukad ja teevad paaris, eks ole, 20 aastat koos elada, kuule, enamus jääb lahutanud selleks ajaks, eks ole, ja nii edasi, sest see on tohutu problemaatiline, eks ole. Aga tundub, et neil pole üldse neid probleeme enam, sest nad on õppinud neist ennast vabastama sellest psüühikast, eks ole. Ja mul on hea meel, et nad on jõudnud selleni. Ja. Kui nüüd ei ole veel sellist nagu olukorda elus saavutatud, et sa võtad elu väljakutsed vastu, lihtsalt ja harmooniliselt ja mõnusalt lähed neist läbi, ilma et sellised probleemid sulle külge takerduksid, vaid on just selline olukord, et on segadus, ei saa aru, kuidas olukorda lahendada, siis ma ei tea, meedias või sotsiaalmeedias soovitatakse, et mõtle oma peaga, vaata suuremat pilti, püüa ise aru saada ära, usu kõike, mida sulle räägitakse. Et kas on mingit sellist lihtsat võtet või tehnikat või nippi, kuidas siis see selgus saada, et sa saaks vaadata suuremat pilti? Ma võib-olla ütlen väga kõvasti praegu, aga see on kõik jama, mida sa praegu ütlesid. Kuidas see saab inimesi aidata? Mil viisil? Sa võtad mingi suure pildi, saad, ma tea, sa muretsed näiteks oma töökoha pärast, sest sa ei ole vaktsineeritud, eks ole, piltlikult. Mis suurt pilti sa näed siin tegelikult? Sa ei saa seda vaadata, sest sa oled siin selle sama dilemma ajas, eks ole, eks on teha või mitte teha, siin jookseb 100 asja sisse, see tervis, see viirus, eks ole, kuidas ta sulle mõjub ja mida sa kõik oled lugenud läbi interneti. Kus sa võtad selle suure pildi siin? See on absurdne ettepanek. Aga mis sa siis teed? Põedki edasi. Oledki sellise dilemma ees. Ehk oled selles kogemuses, see on endiselt kogemus, eks ole, ja ei saagi välja sellest tavaliselt. Muidugi on olemas meetodid, kuidas sellest välja saab. Mul oli täna just ühele asutusele loeng 1,5 tunnine, kus probleemiks oli mõtlemine, stress, tohutu töökoormus ja nii edasi, eks ole. Ja seal ma tõin välja sellise nagu nüansi.
nimelt psüühika. Psüühika, psühholoogia, see kõik on seotud oma vahel, eks ole, ja Jung ja kes siin on kõik need tüübid, kelle kõik usuvad, eks ole, ja nii edasi. Aga mis on huvitav, on psüühika juures on see, et see tuleb kreeka keelesest sõnast psüüke. Ma ei tea, kas mu hääldus on õige või mitte, aga mida see tähendab, on huvitav. Ja huvitav, et seda on kirjeldatud niimoodi, et see on räägitud kui nähtamatust meelest, vaimust, mõtetest ja emotsioonidest, mis elavad inimese keha sees. Et see on psüüke. Ehk see, mis elab siin sees, see mõjutab füüsilist keha. Täiesti voodoo, eks ole. Kui niimoodi võtta, eks ole. Aga kui nagu reaalselt vaadata, siis niimoodi ongi. Mõtted pole nähtavad, emotsioonid pole nähtavad ja need ja mõjutavad väga võimsalt, eks ole. Ja kogu see nii-öelda see, ütleme, kogu see psühholoogia, see on kõik see, mis me oleme sisse õppinud, see on kõik see, mida me kogeme järjepidevalt ja lakkamatult, see on tegelikult ju omandatud elu kaudu, see on meisse jäänud, meil on õpetatud kogema, pidama ennast selleks ja see ongi see, mida me nimetame endaks ja enda eluks. Ma võtan selle kokku, see kõik on psühholoogia. Teiselt poolt on iga inimene oma psühholoogiat tähele pannud. Ehk psühholoogiat ehk psüüket ei saa tähele panna sama psüükega psühholoogiaga. Selleks peab olema mingi teine substants, mingi asi, mille kaudu sa avastad. Näiteks omad lollid mõtted, eks ole, või mõnda ebakohased emotsioonid. See on looduslik nähtus. Ja iga inimene on seda märganud. Ja võt siin tekib see väikene valguse, vihk, valguse, uks paotub ja siit hakkab paistma seda valgust, mis tegelikult annabki inimesele teada, kuule, sa ei ole oma psühholoogia. Sa oled see, kes teab, et sul on psühholoogia. Aga see on niivõrd nagu murdosa sekundit see hetk, et see kaob ära, uks läheb kinni ja sa oled oma psühholoogias kogu oma elus. Nii et kuidas jääda pidama sellesse paotatud ukse selle valgusesse, kuidas seda lahti hoida ja rohkem teha, nii kaua, kuni see pagana psühholoogia sul ära kaob. Nii et ta nagu lahustuks ära ja sa jääksid nagu isenda oma teadvusega, oma inimlikkusega jääksidki siis tegelikult see maailma. See on küsimus, aga see ei ole mitte mingisugune küsimus ja see ei ole mingisugune ma ei tea, esoteerika, see ei ole mingisugune asi, mida peab leiutama või ma ei tea, mida sellega tegema. See on teada, kuidas seda tehakse. Nüüd tagasi küsimuse juurde. Et seda ma tean, et enda kogemuse põhjal, et kui inimene avastab, okei, ma pean midagi oma elus muutma, et asjad enam ei saa niimoodi jätkuda, siis... Aitäh, tuletasin meeldima. Selleks, et astuda välja enda psühholoogiast, sest see on kõik see, mis tekitab nii-öelda, ütleme jama, jätame selle positiivse kogemuse, mul on hea olla, mulle meeldib, jätame selle natukene rõhutamata, see on ka psühholoogia osa, eks ole, aga võtame selle halba osa, eks ole, sest see on võib-olla problemaatilisem. Nüüd selleks, et eralduda kogemusest, on vaja midagi teha. Ja see, mida on vaja selleks teha, peab olema seotud mingisuguse tegevusega, mis ei ole seotud psühholoogiliste protsessidega. Üks ülilihtne nähtus, mis ei ole psühholoogiaga seotud, on inimese hingamine. Kui sa keskennud hingamisele ja hoiad fookust hingamisel, kui sa tunned teda, niimoodi, et ta püsib sul seal mõnda aega, võib-olla minut, siis selle ajaga sinu psühholoogia vaibub maha. Ehk toimub rahunemine. Muidugi see ei tähenda seda, et nüüd ongi see lõplik, eks ole, vaid see tähendab seda, et nüüd nii kaua, kui ta on rahul, saad sa tunda ennast normaalsena, nagu sa liigutad, ärkab kogu sinu psühholoogia ülesse ja hakkab uuesti see kamm peale. See on nagu põrgukoerad, kes rahunevad maha, kui sa
tegeled muu asjaga ja ärkavad kohe üles, kui sa enam nendest eralduva asjaga ei tegele. Kui on olemas veel üks meetod, mis on natuke keerulisem, see on mõtete seiskamine. Inimese psüühika on niimoodi üles ehitatud, et ta on kogemuste komplekt. Ehk selles kogemuses on konkreetsed mõtted ja konkreetsed emotsioonid, ehk see, mida sa tunned ja nende väljendus. Võib-olla ma utreerin, aga nii lihtne see ongi. Näiteks, kui sa oled armunud, on sul need mõtted ja vastav emotsioon ja kui sa oled vihane, on sul teised mõtted ja mingi teine emotsioon. Kui sa oled kade, on sul kolmandat sorti mõtted ja emotsioon ja nii edasi. Nagu komplektides, eks ole. Nüüd väljendus ei ole probleem, sest väljendus ilma mõtete ja emotsioonideta ei väljenda mitte midagi. Eks ole? Nii et kui me jätame väljenduse kõrvale ja vaatame, kus siis see kurja juur on, siis need on 2. Ehk jääb 2. On siis emotsioon ja mõtlemine. Kui ma nüüd elimineerin siit ühe nendest, näiteks mõtlemise, ja ta on emotsiooni alles, mõtleme, kas mul see probleem jääb alles või? Ilmselt jääb, sest ma kogen ju probleemi. Ma võin olla vihane ja nagu mõtlemata tegelikult, eks. Ma võin olla armud ja ka mõtlemata. Kui ma muudan vastupidiseks ja elimineerin siit näiteks emotsiooni ja jääb järgi mõtlemine ja küsin, kas nüüd minu psüühika muutus, siis ma võin öelda, et muutus. Ehk kui ma mõtlen näiteks armastusega seotud mõtted, aga ma ei tunne seda, siis pole armastust. Mõtted on neutraalsed. Ehk kui ma mõtlen vihaseid mõtted, aga viha ei ole, siis kuidas see välja näeb? See muutub mõttetuks ju. Ehk ma võtsin praegu selle psüühika põhiosad nagu pilbasteks, elimineerisin, et näidata, milline on tagajärg. Kuid tänu sellele, et meie psüühika on kompleksne, see tähendab mõtted pluss emotsioonid pluss väljendus, siis ükskõik millist osa siit ka ei mõjutaks, mõjutab see kogu kompleksi. Aga kompleksid on automaatsed. Ehk teisiti öeldakse eesti keeles selle kohta. Kuidas? Reaktsioon. Tingitud refleksid ja reaktsioonid, automatism loomulikult. Ja nüüd häälepaalte lõdvestamise kaudu on võimalik lõpetada mõtlemine. Ei ole vaja arvata, et nüüd sa sured ära, lähed peast lolliks ja ma tea, mis veel, vahest inimestel on sellised kummalised eelarvamused ehk vale info, eks ole. Mõtete vaibumine toob endaga kaasa rahulikkuse ja lõpetab mingisuguse kompleksi töö. Sest kompleksi see töötada, kui üks komponent on väljas süsteemist. Ja häälepaalte lõdvestamisest veel nii palju, et miks see töötab, miks mõtted lakkavad, kui häälepaaled on lõdvestatud. See on see tõttu, et see ilmselt läheb lahku teadusega selles mõttes, eks ole, et aga kui sa vaatad, kuidas loomulikult kujuneb mõtlemine, siis algselt ju lapsed kõik räägivad valju häälega. Aja jooksul see vaibub, läheb rahulikumaks, vaiksemaks, kas siis ema, isa, vanama, vanaisa või lapse enda otsuse tagajärjel, eks ole, ja läheb sisse ja muutub mõtlemiseks. Ja nüüd selleks, et rääkida valju häälega, vaja kasutada häälevaelu, kogu hääleaparaati, eks ole. Selleks, et mitte rääkida, ei peaks kasutama häälevaelu. No, mitte toota heli, eks ole. Ja see on huvitav seos selles mõttes, et kui sa ei kasuta häälevaelu ehk lõdvestad nad, lakkab rääkimine alias mõtlemine. Ta jääb seisma, sest teda ei toodeta, sest häälevaelud ei tööta. See on kogu selle tehnika või selle sisu printsiip, eks ole. Nüüd, kuidas siis seda teha? Selleks on vaja esmalt üles leida häälepaelad, ehk see füüsiline piirkond, mida tuleb siis seejärel tahtlikult lõdvestada. Sest kui me oskame enda füüsilise keha lihaseid lõdvestada, pinguta
ja lase lahti, pinguta ja lase lahti, kas see on siis jalg või käsi või püsikas või millised lihased vahest ei ole, vahet pole, eks ole, siis siin me teeme samamoodi. Aga esmalt on vaja leida see lihale paelad, eks ole, seejärel on vaja see pinge, mis on tegib, lõdvestada ja siis on vaja avastada. Mõtted on kadunud. Ja nüüd, kui mõtted on kadunud, siis tuleb avastada vaikus. Ja vaikuses omakorda tasakaal, rahulikkus. Ning mis on veel olulisem, on hetkes olek ehk siin ja praegu olek, mis viitab teadvele tulekule. Eks sa oled võtnud kasutusele nüüd teadvuse. Teadvus ei kuulu psüühika hulka, vaid on sellest loomulikult väljaspool. Ja kui siia nüüd ajada juured ehk jätkata selles tasakaalus olevas naturaalses rahulikkuses, hakkab arenema arukus. Ja hakkab arenema mitte samastumine läbi elamistega, mida meile siis meie psüühika toodab. Aga teeme koos läbi selle. Hea meelega. Ja. Selleks võib panna silmad kinni, istuda sirge seljaga ja teha mõttes väga kõrget või väga madalat heli, pingutatult või karjuda, nagu öeldakse, täiesti kõrist. Suudub kinni hoida, eks ei ole häälega, ainult mõttes. Ja teha niimoodi umbes 30 sekundit. Ja nüüd pane tähele, et siia kaela sisse tekkis spetsiifiline pinge. Siin asuvadki sinu häälepaelad. Ja nüüd lõdvesta see koht tahtlikult. Lõdvesta ja hoia lõdvestust. Hoides lõdvestust, pane tähele, et sul pole ühtegi mõtet peas. Ja nüüd koge seda vaikust ja rahu. Leia siin nõnda nimetatud hingerahu. See on juba siin olemas, lihtsalt avasta. Hingerahu võib nüüd omaks võtta. Ja nüüd jätkates selles hingerahus, pane tähele, et sul ei ole probleeme praegu. Ehk sinu psüühika on nüüd taandunud ja saad väljunud tema kogemisest. Ja avasta, et see on päris normaalne. Lisaks pane tähele, et sa oled praegu, siin ja praegu saad hetkes. Ei ole sa minevikus, ei ole tulevikus, vaid hetkes. Hetk on oluline selles mõttes, et tegelik elu toimub ju praegu. Pane tähele, et sul ei ole vaja meenutada, et kujutada mingisuguseid probleeme, mis on psüühika osa. Sa saad olla rahulikult. Seda praktikat saab võtta nagu päästerõngast, aga seda võib arendada ka senimaani, kuni sa oled normaalselt selles. Ehk jäädki sellesse pidama, et sa nagu ei kuku välja enam oma psüühika läbielamistesse. See kuku kogemusse. Ja pane tähele, kui sa jätkad selles seisundis, siis sa oledki normaalne.
nagu loomulikult normaalne, sest sa ei ole midagi teinud selleks, et olla normaalne. Sa lihtsalt avastad juba olemasoleva normaalsuse. No kuidas sul tundus, kas see oli normaalne? Väga normaalne. Selge, kindel, no mingit segadust ei ole, tark, saad aru kõigest, rahulik ja hea. Ja. Nii et selle kohta võib öelda, et see on mingi tehnika, aga võib öelda ka meetod, võib öelda ka viis, kuidas, no mõttes, kuidas saada normaalsemaks. Kas praktiseerimise tulemusel on võimalik sellesse püsima jääda, nii et see muutubki? Ja see oli teekond sellesse ja selleni. Nüüd järgmine osa on selles jätkamine. Jätka selles. Ja kui hakkab see käest ära minema, siis pane tähele, tekivad mõtted ja sa lähed mõtetega automaatselt kaasa ehk lähed oma samastumise enda psüühega, eks ole. Lõdvesta kohe alla peale paned. Ja see garanteerib, et sa tuled tagasi hingerahusse. Ehk hingerahust lahkumine on kogemusse laskumise tagajärg, mis algab tavaliselt esimeste mõtetega kaasa minemisest. Ja kui sa õpid siin teadvustama, mõtted teksti uuesti lõdvestama, siis sa saad püsida iseendana ja kui sa võtad seda kui normaalsust, siis sa lepid sellega, nähes selle väärtuseid või suuremaid väärtuseid võrreldes kogemisega või kogemustega, eks ole, ja validki sellena olemise ja järk-järgult see aeg, see on siis selles seisundis nagu pikeneb ja ühel päeval sa avastad, et sa enam ei teagi, mis tähendab olla emotsionaalselt või mentaalselt ebastabiilne inimene. Kas see seisund või selline selgus, mis tekib, kas see ongi teadvel olek? Ja selles, kuidas ma seda ütlen, teadvel olek on kogu aeg olemas. Aga tänu sellele, et me oleme kogu aeg laskunud kogemusse, siis me ei avasta seda, sest see on nagu õhk või nagu ruum, mille sees toimub ilge selline nagu andmine, eks ole, või mingid protsessid käivad, me vaimad protsesse ja ei avasta seda ruumi, mille sees on käivad. Aga siin tuleb see ilmsiks ja ta on väga kergesti kogetav, nii et sa tuledki teadvale, sa ärkad ülesse, kui niimoodi võiks öelda. Ja koged selle kvaliteete nii, nagu nad tegelikult on, sest panin tähele, ma ei palunud midagi ette kujutleda, millegagi samastuda, ehk ma ei palunud midagi juurde teha, vaid see, mida te tegite, oli pigem lahti laskmine. See oli nagu väljumine sellest, mida sa juba teed. Ja selle tulemusel sa avastasid selle, mis on sinu teadvus, eks ole. Nii et selline tee ja selline viis. Ja nüüd olemegi ringiga tegelikult loengu algusesse tagasi jõudnud, et kas siis see, kes registreerib selles seisundis ära, et on vaikne, et on rahulik, et on arukus, selgus, see ongi inimene ise? Sellisel viisi, nagu te praegu tegite, te avastate, mis asi on teadvus. See ei ole päris mina avastamise viis. Mina avastamise viis on siit üks samm veel. Ja see on enese tundmine. Sest teadvustamisel sa koged teadvuse omadusi, aga mitte ennast. Nii et mina kogemine tähendab siin seda, et sa avastad ennast selles samas rahulikus kogemuses, teades, et sa oled, sest keegi peab ju kogema seda rahu, eks ole. Ja siis tunned enda olemasolu. Siis sa avastad selle veel ühe sügavama tasandi ehk iseenda. Nüüd on kõik saladusega räägitud. Ma tean, et sul on saladusi palju rohkem, aga see tõesti on vundament. Kas pole? On jah, siit hakkab tegelikult uus elu peale. Ehk tegeliku mina elu, mida seni asendab siis see psüühika. Ja
selle psüühikaga, ütleme, toime tulemiseks või selle lahti võtmiseks või selle mõjudest pääsemiseks on sul ka välja töötatud terve rida tehnikaid ja selliseid sama lihtsaid võtteid ja lihtsalt võib-olla kõik veel ei tea, et sul on ilmumas raamat inglise keeles. Ameerikas kohe aasta alguses ja on hakanud vaikselt laekuma tagasisidet sellele raamatule ja ma võib-olla jagaksin, mida ütles üks, ütleme, et ta on nüüd 10 raamatu autor, maailmas tuntud vaimne õpetaja Peter Russell, teda on isegi Eckhart Tolle intervjueerinud, kelle üks raamat on ka eesti keeles ilmunud, mille nimi on siis Teadusest jumalani, füüsiku teekond teadvuse salapärasse. Tema ütles nii, et meid kõiki tabavad häirivad emotsioonid aeg-ajalt ja neist lahti lasta on sageli päris keeruline. Oma raamatus annab Ingvar suurepärase juhise, kuidas vabastada end negatiivsete emotsioonide mõju alt, nii et saaksime elada suurema lihtsusega, kergusega, vabadusega. Et leiaksime igatsetud meelerahu ja avastaksime enda tegeliku mina, millest on nii paljudes traditsioonides räägitud. See on aegumatu tarkus, mis on väljendatud selgusega, sügavusega ja mille juurde käivad paljud praktilised ja lihtsad harjutused. Julgustan kõiki seda lugema, sellest võib ainult kasu saada. Ja ma olen talle väga tänulik selle tagasiside eest. Ta on ju kaunis vana mees, aga ta on ikka maailmas tuntud inimene tegelikult ja vaata, kui nii kogenud inimene räägib sellest, et kuule, siin on veel midagi, mida ma enne pole teadnud, on see äge, eks ole. Aga selle raamatu kohta tahaks öelda, et see ei ole tõlge eestikeelsest emotsioonide raamatust ehk emotsioonide inimkonna suurim sõltuvus, vaid on täiesti uus raamat. Ja praegu me otsime siis ka eesti keele ütleme inimest, kes suudaks nüüd inglise keeles tõlkida taas eesti keelde selle raamatu. Seekord läheb nagu vastupidi, eks ole. Ja küll me ta tõlgime ära, eks ole, praegu tõlgitakse seda teistesse suhtesse keeltesse, aga mõtlesime, las ta siis olla siin Eestis ka ikkagi eesti keelsena ikkagi kodumaa ja nii edasi, eks ole. Nii et kui teate mõnda head eesti keele tõlki inglise keelest, kes oskab raamatuid ilusti tõlkida, siis andke teada. Ja inglise keelest ta ilmub siis kohe aasta alguses, eesti keelest seda veel ei ole, tuleb, aga neid tehnikaid, mis seal raamatus on, osasid sa sind ka täna jagasid meiega ja paljusid teisi saab õppida ka sinu kursustel ja selle aasta viimased on tulemas järgmine nädalavahetus. Ja järgmine aasta, ma usun, tulevad lavale ka need õpetajad, kes on õppinud neid tehnikaid teistele õpetama. Ja neid on üle ilma tervelt 40 inimest kokku. Ja uued kohtumised Ingvariga veel ees ootamas on sellised, et enne aasta lõppu siis selle loengute sarja raames kohtume järgmine kord 2 nädala pärast, 9. detsembril. Ja siis valmistume teema mõttes juba pühade rahuks, et kuidas veelgi suuremat meelerahu ja tasakaalu saavutada. Ja kui kellegil, ma nägin nüüd küsimusi oli ka, et tekkis huvi nende suutrate vastu, siis järgmisel nädalal 1. detsembril on Ingvaril loeng teadmiste teesarjas, kus ta jagab sügavamaid joogalikke teadmisi ja tulebki juttu suutratest, et mis on suutrad ja kuidas mõista nende sisu. Selle loengu kohta leiab info lillaru.ee kodulehelt. Aitäh, et sa täna meid läbi selle teekonna juhatasid, alguses tuues välja, mis on tegelikult probleem. Et inimene ei tea, kes ta on, tal puudub see kindlus või vundament. Seetõttu ka meelerahu on ainult selline heitlus ühtede ja teiste ideede ja emotsioonide mõtete suunas. Õpetasid teekonna, kuidas saavutada see tunnistaja vaade, rahu ja kuidas astuda sealt veel samm tagasi iseenda suunas ja kogeda seda heaolu. Ja need on sellised tehnikad, mida saab ka oma lähedastele ju õpetada. Ma korra vaatasin chati ja vaatasin, et on seal lastega mingid probleeme ja nii edasi, et küsimusi on palju, on meile ilmselt ju vastata just neile,
kuidas see sõltub up to you, nagu öeldakse, et kuidas sa otsustad, et aeg on küll läbi millest. Aeg on küll läbi, aga võib vaadata, kas on mõni selline nagu põletav küsimus. Tegelikult siin on toredad tänusõnad ja kogemuste jagamised. Ma mõtlen, et Läheks punaseks, siin ma vaatasin üks küsimus, kus probleemiks on siis inimeste vaheline suhe ehk abielu, eks ole. Et on ka pikk abielu 20+ aastat ja naine soovib lahutust. Ma ütleksin niimoodi, et mida rohkem on kriitikat, seda suuremas kasvab lõhe kahe inimese vahel, isegi kui kriitika on õigustatud. Ehk mina soovitan kasutada rohkem tolerantsust ehk anda üksteisele piisavalt vabadust teha seda, mida keegi tahab. Mitte olla karjataja, karjajuht või olla alluv ehk kuidas see oli sõltuvussuhe vist, jah, sa ütlesid kunagi mulle niimoodi, et mitte olla selles ja mis loomulikult on fakt on see, et kõik probleemid pereelus on psühholoogilised. Et mina ütleksin teile niimoodi, et te võite psühholoogilist abi saada näiteks psühholoogilt, kes annab teile mingisuguse teise käitumismudeli või püüab selgitada, miks te mõnda käitute, aga see ei elimineeri sinu psüühikat. Mina olen tänaseks jõudnud selle 30 aasta jooksul, mis ma olen uurinud neid asju, ainult ühe järelduseni. Ainult surnud indiaanlane on, kuidas selle kohta öelda nüüd? Ma ei tea, kahjutu või ohutu ja midagi sellist. See oli küll natukene võib-olla tänapäeval mitte hästi öeldud, aga see tähendab seda, et ainult siis saad sa enda psüühikast rahu, kui teda sul ei ole. Ehk vähemalt selles osas, mis tekitab omavahelisi konflikte. Muud meetodid, mina olen veendumusel, et on ajutised. Ja milleks tegeleda siis ajutiste asjadega, kui võiks ära õppida, kuidas käib permanentne platsi puhastamine. Siin oli küsimus ka selle kohta, et kui inimene ei soovi ennast muuta või teda ei huvita see. Kui ta ei soovi ennast muuta, siis ta on selle oma psüühika tahu läbi elamises. Ta elab seda läbi, ta usub, et ta on see, et tal ei ole isegi mitte mingisugust šanssi aru saada sel hetkel, et ta on see, kes elab läbi seda, et ta ei ole see probleem. Vahest inimesed kiinduvad niivõrd sügavalt enda läbielamistesse, et kaotavad isegi võime nagu ennast eristada. Ja ei tule ka selle pealt eristada. Vahest, kui see on maha rahunenud ja nad vaatavad nagu ajas tagasi, mis juhtus, siis nad saavad aru, et siis ma olin selline ja selline. Ehk sel hetkel, kui tegelikult see peale tuleb, tuleks õppida avastama, mis see on. Aga ka sellest psüühikast on võimalik lahti saada, kus inimene on täiesti samastunud sellega. Ja see on täiesti võimalik, seda peab olema, või see ei ole tehtav ainult rahuseisundis, mingis erilises seisundis, see on praktiliselt vabanemine nendest komplektidest käib igal hetkel, igal ajal, kui inimene on endale selgeks teinud, kuidas see käib. Nii et ma ütleksin, et selle inimese kaasa seal on lihtsalt ühes sellises kogemuses ja ta ei saa aru, et see on kogemus. Ta peab seda iseendaks, iseenda õiguseks või väljenduseks või sooviks või vajaduseks, mis iganes. See on, ma ütleksin, see on eksimus. Aga need eksimused on täiesti arusaadavad, sest keegi ei võta neid kui kogemusena selliseid protsesse, vaid loomulikuna. Ja mina saan öelda, et see on eksimus. Aga nemad seda oma kogemust öelda ei saa. Hea oleks, kui nad õpiksid nagu aru saama, et see on asi, mis on ajutine, millest saab
või tulekski vabaneda tegelikult, et nagu elu läheks edasi normaalselt. Aga mida teine pool saaks teha? Kas ta, see näpuga osutamine on ju, see ei tööta, eks? Kas läbi eeskuju või läbi enda muutuse? Tead, see isegi ei tööta, sest võtta kursustel on käinud tuhanded inimesi, eks ole, ja ma kuulen nii tihti, et ma käisin läbi ja ma rääkisin elukaaslasele, et ta tuleks ka, tema ei usu sellesse. Aga mis on usk või mitte usk? See on samamoodi ju läbielamine, eks ole. Ja ta ei taha, ta kardab näiteks ja see on jälle läbielamine, eks ole. Sest see mis te täna kogesite, kui jälle paned lõdvestada ehk teaduse osa, siin pole hirmusid, siin pole eelarvamusi, mitte midagi, eks ole, see on nagu lihtsalt normaalne olek. Aga ülejäänud on kõik psühholoogia. Ja kui inimene satub oma psühholoogia lõksu ja ta ei tea seda, siis ta usub, et ta on see. Ja siit tuleb veendumus ja siit tuleb järgmised otsused. Aga kõrvaltvaataja ehk elukaaslased näiteks teavad väga selgelt, et tal on see probleem. Ta saaks sealt abi, aga ta ei tule, sest ta on veendunud oma kogemuse õigsuses. Nii et siin on selline dilemma. Osadel võtab kauem aega. Ma tean, mul on ka tuttavaid olnud, kes pikalt vaatavad aastaid, et kas mul on ikka endiselt kõik hästi, et kas tal ei ole läinud jälle asjad halvaks. Ja siis lõpuks on vaadanud, et vist tundub, et on lõplik ja siis otsustavad, et okei, äkki ikkagi sobib mulle ka. Ma usun, et nad on skeptikud ja võib-olla ei usu ja võib-olla nad, mõtlen jällegi poleks liiga palju õppinud ja veendunud nendes asjades, mida nad kunagi näinud ei ole, lihtsalt uskudes neid asju. Sest see on nüüd täiesti absoluutselt praktiline, see on ju, iga inimene võib kontrollida seda, mida ma õpetan nagu oma kogemuse nahal. Et siin ei ole mitte midagi tegemist usuga. Ja mis on võib-olla üks kurb asi veel, et nii kui näiteks sind kõrvalt vaatavad nende aastad ja kuluvad, ehk nende võimalused ju kahanevad. Ja ma vahest kuulen lapsevanemate käest, et oleks ma teadnud seda juba lapsepõlves, koolipõlves kasutanud seal, eks ole, ma oleks praegu täitsa teine inimene, eks ole. No õnneks meil on olemas TMK kooliprogramm, mis juba töötab juba noortega aidates neil siis nagu saada ka hiljem nagu jooksvalt ja reaalajas ja hiljem veel nagu heaks normaalseks inimeseks kujuneda, et mitte sattuda oma selle psüühika saagiks, et selitada enda inimlikkust. Ja mul on hea meel, et seal ka vaikselt liiguvad. Ja nii noored satuvad inimesed selle juurde, see on eriti hea. Lõpetuseks võib-olla veel nii palju, et lihtsalt sageli on, et tahaks ennast muuta, ei tea, kuidas muuta, midagi peab muutma, hakkad otsima, songid siin, songid seal, tegelikult igast asju läbi, et miks siis sellegi asja puhul võtta lihtsalt välja töötatud lihtne meetod, mis on süsteemne ja tulemuslik. Ja tead, siin on veel üks nüanss, et mul on üks näide, kus üks haritud inimene, kes tegeleb inimestega, ta on õpetatud seda tegema, eks ole. Ta kutsuti kuskile konverentsile ja seal on vaja CV-d, seal on siis TMK ja TMK õpetaja isegi sertifitseeritud kusjuures, ja siis paluti see maha võtta, sest konverents on teadusepõhine. Ja tead, siis ma mõtlesin, et huvitav, mis jama selle teaduspõhisusega on, sest see on igal pool sa kuuled, eks ole, teaduspõhisust, eks ole, ainult teaduspõhisus. Aga ma olen aegade jooksul käinud väga tõsistel konverentsil ja rääkinud maailma tuntud teadlastega või maailmas tuntud teadlastega ja küsinud ja nad ütlevad niimoodi, et teaduses on selline lugu, et need asjad, mida me päris kindlad ei ole, me ei tea, kuidas neid uurida. Ja siis me ütleme lihtsalt, et nad ei ole teaduspõhised ja vahest öeldakse selliste asjade kohta ka see, et neid pole olemas. Või siis tembeldatakse kohe nii-öelda uhuuks, eks ole. Aga probleemile siin teaduses kui sellises, vaid teaduse puudumises, selliste fenomenide uurimises. Nad ei jõua kõik uurida, sest see, mida teadus on täna avastanud, seda ei ole väga palju tegelikult, kui vaadata, kui palju siin üldse nagu põhimõtteliselt neid teadmisi võiks olla või neid probleeme või loodust või ma ei tea, mida iganes, eks ole, siis see on nii väike osa, eks ole, mis on seda selgeks teinud. Aga teaduses on olemas huvitav termin,
töötab, sest see töötab. Keegi põhjendada ei suuda, aga töötab. Ja kasutatakse ka teaduses, sest see töötab. Nii et uurida ei oska, sest ei pääse kuskilt ligi nähtusele, aga töötab. Ja nende asjadega on sama lugu, mida ma õpetan. Nad kõik töötavad ja siis teadus ütleb, et või siis korraldajad tegelikult, et see ei tööta. Nii et osad ausad teadlased tunnistavad, et me ei tea, me ei oska. Kui töötab, siis töötab. Osad ütlevad, ma arvan, et isegi teadlased, ma ütlen pigem need, kes on nagu teaduse usku, see on niisugune uut tüüpi, võib-olla ateism, mis on ka usk, mis ütleb siis seda, mis siis nagu on ja mis ei ole. See on nagu need vaktsiini teemad, eks ole, antivakseritel omad argumendid ja vaktsineerijatel omad ja see on niisugune nagu populaarteaduslik selline teadus, mis ei ole tõsiselt võetav ja mida kõik usuvad. Nii et see teaduspõhised tegelased on umbes samasugused minu meelest, kes siis toetuvad teadusele olla siis, et mitte teadlased, kuid uskudes teadust, tõrjudes niimoodi siis töötab, sest see töötab kuhugi tahaplaanile. Nii et see on ka veel üks olukord, eks ole. Muidugi on ka igasugust jama, eks ole, aga enne kui sa ütled, et see ei tööta, peaks ikka selgeks tegema endale, kas see ikkagi töötab. Puht praktiliselt, eks ole, siis oleks nagu õigus öelda. Aga maailmas on täna õudselt keeruline olukord. See on, nagu sa ütlesid alguses, et see ei ole just jätnud mitte kedagi puutumata. Ehk see on jõudnud peredesse, see on jõudnud lasteni, see on jõudnud vanemate inimesteni, see on jõudnud töökohtadesse, see on jõudnud majandusse, see on jõudnud monetarismi, see on jõudnud nii kaugele, et rahulik Euroopa, Austraalia, Ameerika täna keevad kõik. Kõik keevad. Millega see kõik lõpeb, ma ei oska öelda. Aga kui ma praegu vaatan, kui palju aega kulus selleks, et tekitada inimkonnas kaos, siis see aeg on väga lühikene. Aga inimene, keda juhib psüühika, on ettearvamatu. Seda on enne olnud, seda on praegu näha, kuhu see kõik välja viib, saame ilmselt näha. Viimane aeg, nagu öeldakse, välja astuda oma psüühikast. Hambuni relvastada. Mitte hambuni relvastada, vaid astuda oma psüühikast välja. Ja. Ja. Teadmiste ja tehnikatega hambuni relvastada. Ja. Aitäh tänase loengu eest, teadmiste eest, tehnikate eest. Aitäh sulle küsimuste eest. Ja. Aitäh kõigile osalemast. Aitäh. Ja ka küsimuste eest ja uute kohtumisteni. Tänan. Näed, tõlkebüroo tuli. Aitäh teile. Ja siis meil on väike poll ka siin loengu lõpus, kui on veel hetk aega, siis oleksime väga tänulikud, kui täidaksite väikese ankeedi, kuidas meil täna läks ja ilusat õhtut. Ilusat õhtut.